Ja me jätkame kvaliteedi teemadel, sest me teame, et edukas ehitus on meeskonnatöö, aga mis juhtub siis, kui üks lüli ehitusprotsessis jääb tegemata? Ma palun lavale Eneli Liismaa. Aitäh! Te olete ju professionaalsed ehitajad. Te pidite seda teadma. Teate ju küll seda lauset. Alati, kui ehituses terendab mingisugune või tõstab pead mingisugune tõsisem selline probleem, siis te kuulete seda lauset. Mõnikord ütleb seda tellija, mõnikord ütleb ehitaja oma töövõtja suunal. Mis edasi? Järgmiseks on keegi valu võttes, suhtluskvaliteet rikutud. Tuttav? Nii, tere siis päevast kõigile minu poolt. Mina olen Eneli Merkost ja minu igapäevatöö ülesanne tegelikult ongi tänase konverentsi peateema. Et kuidas siis ehitada ükskord ja hästi. Et mina oma tiimiga töötan igapäevaselt meie objektimeeskondade taustajõuna. Püüame tegeleda lõviosas probleemide ennetamisega. Loomulikult, te teate, ehitus on erakordselt kompleksne süsteem. Probleeme tuleb pidevalt ette ja seejärel loomulikult tegeleme me erinevate lahenduste leidmisega. Täna mina kõnelen siin tegelikult Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindajana ja saangi siinkohal tänada usalduse eest, et kõnelema palusite. Et nüüd see, mida ma siin sissejuhatuses võib-olla proovisin ette kuvada, on üsna tuttav, ma arvan, meile ja mõnes mõttes seda olukorda kirjeldab päris hästi võib-olla siis see joonis. Või see hobuse joonistus siis. Et alguses justkui on sellist visiooni, ühtset tahet ja siis ühel hetkel kuidagi läheb rabistamiseks ja siis need head mõtted ja plaanid, mis alguses said kuidagi räägitud, enam ei pea. Ja siit võib-olla ongi hea alustada ühest esimesest kitsaskohast, millele ma siis tähelepanu juhiks, et minu arust võiks ehituses rääkida nagu kahest ajaarvamisest. Et on mänguaeg ja on päris aeg. Et kui on mänguaeg, siis me tegelikult alles mõtleme ja unistame ja natuke projekteerime ja mõtleme ümber ja vahepeal paneme selle projekti sahtlisse ja siis võtame jälle sahtlist välja ja tegutseme sellega. Ja siis on päris aeg. See päris aeg läheb lahti siis, kui leping on sõlmitud ja kopp löödi maasse. Ja mida ma selles mõttes selle juures kindlasti väga rõhutaks on see, et siis, kui see päris aeg pihta hakkab, siis hakkavad otsused päriselt maksma. Ja tegelikult kohe, kui see päris aeg algab, siis mis siis ehituses juhtub? Ralliauto käivitatakse, eks ole. Ja algab siis selline aasta, 2-3, sõltuvalt, mis see objekti pikkus on, üks ralli. Mis toimub ehitusobjekti meeskondade soojakutes ja taustajõudude igapäevatöös algab kriisijuhtimine. No mis meil selles mõttes ehituses on? Saame ehitusloa, saame eelprojekti järgi, hange parimal juhul põhiprojekti järgi, eks ole. Nii, aga tuletan meelde, ralliauto sõidab, eks. Nii, meil tegelikult korralikke tööjooniseid ju veel ei ole, eks. Ralliauto sõidab. Tehnoloogiad on tegelikult veel korralikult läbi mõtlemata ja siis hakkavad igasugused küsimused. Aga kuidas selle järgi ehitada? Mis asi see üldse on? Kes aru ei saanud, siis katuselehter. Ise, kui töömees tuleb, küsib täpsemaid juhiseid, ei julge ühtegi kommentaari anda. Tuleb üle vaadata. Nii, teraskonstruktsioonid oli täna juttu.
Selle joonise järgi sai nad tõesti valmis tehtud, aga neid mitte kunagi ei monteeritud. Oli juba juttu, kandevõime ei olnud tagatud. Objektimeeskonnal oli piisavalt palju kõhutunnet, seda inseneri kõhutunnet, midagi on valesti. Midagi tundub, et ei sobi. Hakati küsima küsimusi ja tulemus juba Alan rääkis. Või siis üks nõutu mees soojaku ukse taga ehitusplatsilt küsib, ausõna endal ka on rohkem küsimusi kui vastuseid talle anda. Või siis, okei, siin on juba päris hästi, aga siiski, saab midagi juba aru, aga telgedega sidumata viited tundmatutele varrastele ja nii edasi. Veel üks näide. Ja hallo, Eneli siin Merkost. Tead, mul siin juhtus niisugune asi, et siit jaasilt objekti pealt, et meil nüüd siin rangid ei mahu ära. Ei ikka tegime tööjoonise järgi, jah. Ei aga et saate äkki läbi tulla täna, vaataks üle, siis ei, esmaspäeval ei sobi, meil on täna vaja. Meil tööseisak on, okei, siis peale lõunat teeme nii. Tulemus, planeeritud oli 5 rangi, pärast saime teada, et saab 2 rangiga ka hakkama, eks. Sellega mulle meenub kohe üks lugu veel juurde. Läksin midagi küsima meie konstrueerimisosakonna juhilt Peeter Paanelt täpsustuseks. Hoopis teine teema, mitte sellega seotud. Peeter tormab uksest välja. Oot, praegu kiire ei saa. Mul siin ühel objektil üks niisugune situatsioon, et armatuur on paigas, mahtus ära, aga betoon enam ei mahu. Et tegelikult need on täna võib-olla natuke humoorika noodiga lood, aga need ei ole üldse naljakad. Need on väga tõsised teemad meie igapäevaehituses. Ralliauto sõidab, meenutan. Mida ma selles mõttes tahaks öelda sellega, on see, et siin saalis on Eesti ehituse tipptase. Te kõik teate iga päev, et te peate olema valmis ekstra ringiks. Eks? Et iga päev tegelikult teete ära kellegi tegemata töö või viite lõpuni mingi pooliku lahenduse. Siin varasemal ettekandel tegelikult käis ka juba see mõte läbi ja ma kordan veel. Igaüks peab tegelikult tegema ära oma osa. Et kui sa teed 1 kord, aitad, okei, 2 korda, eks ole. Aga kogu see teekond selliselt, et kellegi vastutus on pidevalt sinu õlul või sa ise lükkad teisele, see teekond ei ole hea. See mõjub sellisele sisekliimale väga-väga halvasti ja see väga keeruline ehitusprotsess iseenesest on häiritud. Siinkohal järgmine teema. Räägime natuke projektidest. Et kui te arvate, et see sissejuhatus, mida ma siin olen nagu vaikselt üles ehitanud, on see, et minu sõnum on täna siin laval öelda, et Eesti projekti tase on kehv ja läheb aina kehvemaks, siis mul ei ole absoluutselt sellist kavatsust siit lavalt täna sellist sõnumit öelda. Tegelikult tahaksime öelda seda, et me näeme igapäevaselt, et Eestis on tohutult palju häid projekteerijaid. Me kogeme seda ise omal nahal, et lahendatakse väga keerulisi objekte, pakutakse väga nutikaid lahendusi. Meie oma projekteerijad teevad seda, väga hästi teevad. Tõsi, mitte kõik. Mõnes mõttes me oleme tulnud siit joonestuslaudadelt siis mudelprojekteerimisse. Täna on olnud juttu tehisintellektist, eks ole. Et meil on kaasaegsemad, tänapäevasemad, kiiremad töövahendid, eks. Aga mis mu point on see, et ka projekteerijal algab tegelikult see päris aeg ikkagi siis, kui läheb ehituseks. Sest siis tulevad need päris asjad, need otsused, mis päriselt maksavad, eks ole. Ja siinkohal ma tahakski tuua välja ühe niisuguse trendi, mida me viimasel ajal oleme nagu märganud, et kui projekteerija teeb ära siis põhiprojekti ja kui ehituseks ühel hetkel läheb, siis tööprojektida enam ei ole valmis tegema. Sellel võib olla väga palju erinevaid põhjuseid, aga kindlasti on üheks põhjuseks, ma arvan see, et ta lihtsalt ei ole seda ajaressurssi hetkel.
aga meil on ju kohe vaja, eks ole. Et see kindlasti on üks selline nagu märk, mida märgata ja siin on varasemaid ettekandeid, mitte küll täna, aga seda sõnumit kantud ka edasi, et üks projekteerija lõpuni välja. Et see olukord, mis ma just kirjeldasin, et toimub see projekteerija vahetamine põhiprojektist tööprojekti, see tegelikult tähendab seda, et veel ajakulu, eks ole. Nii, okei, leiame selle projekteerija, kes siis on valmis tegelema tööprojektiga, siis tema peab alles hakkama selgitama, omale selgiks tegema seda eelmist, eks ole, siis vastutus, eks ole, et kas kõik need vead on ikka üles leitud ja nii edasi, eks. Et see on väga keeruline, et üks projekteerija lõpuni välja. Siit võib nüüd küsida, kes on süüdi? Täiesti vale küsimus. Üldse ma arvan, et selle küsimuse küsimine meie sektoris juba mõnes mõttes rikub seda koostöölist sisekliimat. Ma tahaks öelda, et suured asjad sünnivad koostöös. Meie igapäevatöö on seotud selles mõttes päris asjadega, füüsiliste asjadega. Sellest rääkis siin Linnar Viik ka, näed, siin on füüsilised asjad, eks. Me loome, me rajame päris asju koostöös. Siit ma siit ma liigun edasi tegelikult sellise teema juurde nagu Eesti ehitusinseneride koduleht. Nende kodulehel on olemas selline asi nagu ehitusvigade andmebaas. Minule teadaolevalt ma olin ise siis, ma pakun 25 aastat tagasi, üliõpilane ja professor Karl Õiger rääkis sellest, oli suures vaimustuses Soome näidetest ja tahtis midagi sellist Eestis ette ka nii-öelda siis luua. Et täna ta on olemas, võtke mingil hetkel aega, minge vaadake, mitu näidet seal on. Ma ütlen ette 15. Aga minge vaadake ikka. Kui te nüüd võrdlete Soome andmebaasi, mis on siinsamas üleval ka tegelikult näha seal kodulehel, siis te näete, et see näidete siis palett on tunduvalt kirevam ja mitmekülgsem. Miks see nii on? Siinkohal ma tahakski küsida, et mis see sinu panus on olnud sellesse? Siin on umbes 300 pluss inimest. See on vähemalt 300 lugu. Ma arvan, et teil on kõigil mitte üks lugu, teil on 10, teil on neid veel rohkem, eks ole. Et kui me nagu ühiselt tegelikult ei tegele sellega, et neid õppetunde jagada, siis mingiks arenguhüppeks, ma arvan, ja kuskil nii-öelda, ma tahan nüüd otsa öelda, et viriseda või vinguda või öelda, et kõik on halvasti, eks ole. Et tee oma panus. Kindlasti selles mõttes üks asi veel, mida me ehitaja poole pealt vähe teeme, me anname tagasisidet vähe. Et üks asi on see, et kui need ehitamise käigus juhtuvad mingisugused teemad, jah, siis projekteerijad, arhitektid on kaasatud, aga tegelikult palju asju juhtub ka ja hiljem, garantii ajal ja nii edasi, et me tegelikult tagasisidestame suhteliselt vähe. Ja ka teise poole pealt, kui ei ole tagasisidet, siis võiks ju ka küsida, eks. Meil lihtsalt ei ole seda kultuuri. Et täna siin juba Alan minu ees viitas, et Alari Arro on teinud hea üleskutse, tõsi, aga see ei ole väga palju edasi arenenud. See on nüüd see koht, kus tuleks tegelikult tegutsema hakata. Ja veel üks asi, kuidas me õpetame insenere, kuidas me ise õppisime? Individuaalülesannete kaudu. Me ei teinud grupitöid, me ei jaganud asju, eks ole. Minu ülesanne, minu konspekt, jumala eest ei jaga. Et me peame ka tudengitele tunduvalt rohkem õpetama seda koostööd, et siinkohal mina ise olen umbes 20 aastat ülikoolis tööd teinud ja olen püüdnud natuke seda jääd murda, aga minust üksi on vähe, veel rohkem tuleks teha sellist koostööd. Ja kui nüüd võiks küsida, et okei, aga et kas need mängureeglid siis ei ole paigas või nii? Tõsi, need mängureeglid aeg-ajalt tulebki korra üle vaadata, et ei olegi paigas. Et kui ma siin eelpool viitasin, et igaüks peab tegema ära oma osa, siis seda mõtet tuleks jätkata, kas igaüks ikkagi teab, mis see tema osa on. Et ma toon siit ühe valusa näite, kes lahendab siis projektis, arhitektuurses projektis sõlmlahendused. Õige, arhitekt. Mõned teevad seda hästi, mõned mitte nii hästi. Kus on
probleemkohad, ehitusfüüsika. Päris palju on selliseid ikkagi lahendusi, mida ma täna näen, mis kubisevad sellisest lahendusest, mis on tegelikult ehitusfüüsikaliselt läbi arvutamata, niiskusriske on palju, mis võivad realiseeruda ja nii edasi. Ma ei ole siin, et tulla ja näpuga näidata, ma ütlen, et ma pakun ka lahendust. Me oleme täna seda lahendust pakkunud. Viimased 2-3 aastat me oleme andnud projekteerijatele ja arhitektidele ette iseenda poolt läbitöötatud sõlmlahendusi, mida me oma praktika peal siis peame täna parimaks teadmiseks. Need on korralikult vormistatud joonised ja me anname need ette, palun kasutage neid sõlmlahendusi. Ja see ei ole mitte ainult see, et nad võivad seda meie projektides kasutada. Ma arvan, et nii mõnigi sama projekteerija arhitekti lahendus on neid täna juba kasutama hakanud ja me oleme saanud ka päris head tagasisidet siin, et nad on väga tänulikud, et me sellist tehnilist infot neile ette anname. Järgmine kitsaskoht. Ehituse tellimine kui reisipakett, kõik hinnas. Paberi peal siuke hea mõte, päris elus me teame, et see ei toimi. Sellest ei saa sellist nii-öelda päikselist puhkust palmi all. Pigem on need palmid seal nii-öelda siis tuule käes loogus ja siis välgud taevas. Miks? Alati on kuskil ootamatud mängumuutjad. Ehitus on niivõrd kompleksne, kõik ei ole alati võimalik lõpuni ette näha. Et see näide oli siin täna Alanil ka juba pildis iseenesest ühe pika tekstina. Et kui me, näide minu poolt siis, et kui me näeme tellijana, et üks lahendus tegelikult, mis on projekteeritud, see lõppkokkuvõttes ei anna tulemust, see on ebamugav kasutada või me teame, et see tegelikult ei tööta, siis tegelikult ma ütlen siin lao peal otse välja, jah, lähmegi tülli raha pärast. Et tegelikult see taust on pigem see, et mitte nii väga raha pärast, kuivõrd just see, et kui me ütleme, et see lahendus ei tööta, siis on ebarealistlik oodata ju tegelikult, et me nüüd siis mingisugust lahendust, mis töötaks, mis küll maksab rohkem, et tegelikult siis tellija seda ei kompenseeri või kui isegi lahendus ei maksa rohkem, aga vajab ümber projekteerimist, siis see ootus, et me ikkagi sama ajaga valmis saame. See on ebarealistlik. Ja lähme tülli selliste asjade pärast. Et ehitus ei ole selline liinitöö, mida võiks öelda, et mis on saapavabrikus. Et iga hoone on unikaalne, mõni lahendus, mis ühes kohas toimib, teises ei pruugi sugugi mitte toimida. Ehituses on tohutult oluline see kogemuse jagamine. Ja me peaksime, kuna me tegelikult teeme ju tööd inimestega, eks ole, siis see kogemuse jagamine, see on erakordselt oluline ja üks asi, mida me kipume mõnikord unustama, mis täna tegelikult mõnes ettekandes tuli päris hästi ka välja, on see, et me ehitame neid hooneid ju inimestele, eks, et neid oleks mugav ja hea kasutada. Eks. Selles mõttes on meil nii-öelda saapääriga suhteliselt sama nagu eesmärk. Me kõik teame, milline nuhtlus on üks kehv saabas, eks. Veel üks teema, nähtamatud vastutajad. See on mul hinge peal, sellepärast, et iga kord, kui on vaja mingit probleemi lahendada, siis alati on laua ümber üks tool vaba. Mis te arvate, kellest ma räägin? Sellest kirjutati just eelmisel nädalal päris hea artikkel Rask advokaadibüroo, et omaniku järelevalve. Et siit edasi. Kas sul on oma nahk mängus? Et minu arust see on üks erakordselt oluline komponent, mida ehituses ja üldse ütleme, et sellises komplekssetes tegevustes silmas pidada, et kas on oma nahk mängus, et kas inimesed saavad tegelikult aru sellest, et mis on see tema osa, tema roll, kas ta on motiveeritud ja kuivõrd oluline on tegelikult see, et sul ei ole tiimis inimesed, kes vaatavad, poole tunni pärast saab koju. Et see ühistegemine. Me näeme tegelikult täna alliansi lepingu formaadis päris põnevat nii-öelda momenti koostööst, kus ongi võib-olla see põhisõnum see, et parim meeskond, parim lahendus. Võidame koos, kaotame koos. Et seda mentaliteeti võiks rohkem kaasa võtta. Ja siin juba päris lõpupoole, ehk siis tulemuse toob tugev ettevalmistus.
ma isiklikult arvan, et ehitust võib päris hästi võrrelda sellise raketiteaduse valdkonnaga, et esiteks ehitusinseneriks õppimine juba on erakordselt keeruline, üks selline keerukamaid, ma arvan, top 10, top 15, nii nagu ka raketiteadus, eks ole. See distsipliin just nii-öelda, et see läbida ja selleks heaks inseneriks saada. Ja need mõlemad valdkonnad mõnes mõttes vajavad seda ettevalmistust, tugevat ettevalmistust, et kujutage nüüd ette, et selles NASA kontrollruumis on mõni nii-öelda koht täitmata või mõni kontrollarvutus tegemata. Ei taha hästi kujutada, eks ole. Aga vaat ehituses meil aeg-ajalt nii on. Eks, sest ralliauto sõidab, vaja kiiresti tegutseda, eks ole. Nii et mõnes mõttes seal raketiteaduses me kuidagi saame aru ja seal NASA maailmas sellest ohutuse komponendist. Aga ehitus, et kuna see on maa peal, siis midagi halba ju ei saa juhtuda. Eks? Et täna oleme näidanud, et saab küll. Ja kuidas siis saab? Et kõige lõpetuseks ma ütlekski, et tahtma peab koos. Mäletate, 2016 oli jalgpalli EM, üks meeskond pani hullu, Island pani täielikult hullu, need mehed tahtsid, nad tahtsid nii väga ja ma arvan, et see on midagi sellist, mida me peaksime siis võib-olla endale ka väga sihiks võtma, et tahtma peab koos ja nii tegelikult seda ehituse võlukunsti teha saabki, tahtma peab koos, tegutsema peab koos. Aitäh! Suur aitäh Eneli ettekande eest. Kiire küsimus, et kuidas siis panna insenerid ausalt oma vigadest rääkima? Mina julgen öelda, et Merko näitel, et me oleme tegelikult seda täna suutnud teha. Et aastast 2021 vist alates tänaseks peaaegu kohe varsti 5 aastat saab varsti isegi täis, et me oleme pidanud selliseid seminare üle ettevõtte, alguses väiksemad, nüüd juba suuremad, viimane kord oli meil üle 80 inimese kvaliteediseminarid. Me püüame nii-öelda võtta siis sellised keerukamad juhtumid pilbastaks lahti ja selgitadagi nii-öelda iseenda perekeskis, mis läks valesti. Ja ma arvan, et mis on selles mõttes kindlasti üks võtmekoht, et kui te soovite midagi sellist ise ka praktiseerima hakata, on see anonüümsus. Me ei keskendu objektile, me keskendume tehnilisele olukorrale. Ja kui võib-olla alguses oli sükest nagu kaheldavat, et ei tea, et kes see tuleb sinna ja kas ikka räägivad, siis täna küsitakse, millal see seminar on, mis uued teemad on, et tegelikult inimesed tahavad teada saada. Et loomulikult iseenda probleemidest ongi keeruline ja raske rääkida, sest meenutan, ralliauto sõidab, sa pead tegema väga lühikese ajaga mingisuguseid väga tõsiseid otsuseid, eks ole. Ja tagantjärgi on alati kõikidel juba ja tarku öelda, miks sa seda ei teinud ja miks sa seda ei teinud, eks ole. Nii et anonüümsus ja tegelikult hakkake kuskilt otsast pihta, et probleemile ei tasuks panna inimeste silte külge, objekte külge, et sellest võiks siis nagu niimoodi õppida, et kui ma tegelikult selle samale ehitusvigade andmebaasile nagu viitan, et kui nüüd igaüksid mingil hetkel uusaasta lubadus, panen ühe nii-öelda sellise näite, siis meil on 300 näidet, 315 näidet, eks ole, ma ei tea, palju teid siin saalis täpselt on, ja kui sealt kindlasti on mingi korduvaid momente ja vaata, see on magus moment, sellele tuleb tähelepanu pöörata, kui on mingid korduvad olukorrad. Vot. Suur aitäh! Enelile aplaus.